Et mina olen Ants, ütlen siit muuseumi poolt paar avasõna meie tänasele ettekandele. Et tegu on siis meie ajutise näituse Mitut usku Tartu kirikust Kristallipoodi siis teise ettekandeõhtuga. Ja täna räägib meile siis Toomas sellest, mis maailmas nii-öelda usunditega seoses toimub. Ja täna esineb mitmes valdkonnas tegija Toomas meile siis, ütleme nii, usundiloo õpetaja. Aga palun, Toomas, sõna on sinu. Head kuulajad, head sõbrad. Kõigepealt mõni sõna sissejuhatuseks, nii nagu Ants ütles, tõepoolest ma Hugo Treffneri gümnaasiumis olen 30 aastat usundeid õpetanud, vahel läheb paremini, vahel halvemini, aga kuidagi olen hakkama saanud. Ja tänane ettekanne on siis ühtpidi ma püüdsin nagu esitada raami niisugustest usundimaailma universaalsetest küsimustest või ideedest, mis kajastuvad ühel või teisel kombel ka siin allkorrusel olevas näituses Mitut usku Tartu kirikust Kristallipoodi. Ja sissejuhatuseks ütlen veel paar asja. Kõigepealt seda, et täna on Tartu linnas kuidagi usuliste ettekannete päev. Kell 7 on siis magasini 5, magasini suvila, nagu nad kutsuvad, on teoloogia doktor Atko Remmel kõneleb eestlased ateismi ja religiooni vahel. Nii et ilusti usuline teema avalike ettekannetega jätkub. Ja teiseks tahtsin ka veel juba ette vabandada, võib-olla minu mõtted on pisut hüplikud ja mitte nii süsteemsed, sest ja kui on kellelgi laiemat tausta soov teada saada, siis üsna viimastel aastatel on ilmunud Riho Saardi peaaegu 600 leheküljeline Ristitud eestlane või siis Priit Rohtmetsa umbes 300 leheküljeline Riik ja usulised ühendused. Omamoodi need teemad mõlemad kajastuvad ka allkorruse näitusel, nii et niisugused paksud teatmeteosed on teemaga seotud ka kindlasti olemas. Aga nüüd, kui Ants siis muuseumi poolt minu poole pöördus ja see algne loengu pealkiri, mis tegelikult võib ka jääda, sest usundimaailma küsimused esinevad ju täpselt samamoodi ka siin allkorruse näitusel, siis umbes 10 aastat tagasi ma mõtlesin selle teema enda jaoks ükskord läbi ja tulemuseks oli koos Olga Šihalejeviga kirjutatud gümnaasiumiõpik usundimaailma suured küsimused. Ja seal ma suutsin need suured küsimused või suutsime need küsimused jagada põhiliselt 5 teemavaldkonda
esimese sissejuhatusena piiritlesime usundimaailma, kannatub pisut arvuliselt ja pisut ka fikseerisime tendentsid, missugune usund kasvab maailmas, missugune kahaneb, missugune püsib stabiilselt. Aga teiseks, et mismoodi niimoodi teemade kaupa usku on võimalik mõtestada või usu kohta on võimalik küsimusi esitada. Ja esimesena siis meie jaoks rullus lahti kogemus ja usk, sest see on ju niisugune kõige esmane kokkupuude usuga, et ma olen midagi kogenud või keegi ütleb, et ta on midagi kogenud. Niisugune võib-olla pisut humoorikas legend või jutt kõneleb sellest, et kui 1000 aastat tagasi kusagil metsas keegi, kas või siinsamas Tartu lähedal, nägi helendavat kogu, siis ta ütles oma sõbrale, et ma nägin metshaldjat. Kui 500 aastat tagasi keegi nägi helendavat kogu, ta ütles, et ma nägin inglit. Ja kui nüüd ütleme, tänapäeval keegi näeb helendavat kogu, siis ta ütleb sõbrale, et ma nägin ufolast. Aga kas seal taga on siis üks ja sama, siis üks ja seesama nähtus või midagi muud, see juba edasi on usu küsimus. Aga et ütleme, need ühed küsimused, usuline kogemus on kahtlemata olemas, inimesed on seda kogenud, see ei pea sugugi olema ka, see ei pea sugugi ka viima usule, näiteks Rein Taagepera oma esimeses mälestuste raamatus kõneleb sellest, kuidas ta 28-aastaselt äkki selgus, et tema jaoks religioon on midagi, mis tal pigem takistab maailma selgelt mõistmast ja hoolimata sellest, et ta sõbralikult ja austavalt religiooni edasi suhtub, siis niisugune Jumala olemasolu või Jumala reaalne eksisteerimine maailmas, nagu see tema jaoks lahkus. Nii et üks esimene teemade valdkond või missuguse teema raames küsida, siis oli seotud usukogemusega ja usukogemuse ja usuga, teiseks ratsionaalsus ja usk. Ühesõnaga võimalik on usundi kohta ju mõelda välja mitmeid niisuguseid mõttekonstruktsioone, mõnda vaatame tänase loengu jooksul ja see mõttekonstruktsioon võib viia väga nutika argumendini, mis just nagu kinnitaks, et tõepoolest niisugune kõrgem jõud, mida meie kultuuris nimetatakse peamiselt jumalaks, on tõepoolest olemas ja sama edukalt võib mõni mõttekonstruktsioon kinnitada, et ega vist ikka ei ole. Lisaks siis on küsimused, mis saab esitada raamistikus mõtestatus, mõtestamine ja usk. Kas siis religioon annab kogu selle igapäevase elu ja meid ümbritseva maailma mõtestadest elukvaliteedile midagi lisaks või võtab sealt ära ja mis kombel see mõtestamine oleks siis kõige viljakam või vastupidi, mis kombel ta oleks võib-olla kõige loomingulisem ja ka teistele inimestele midagi pakkuv. Ja siis võib-olla siis kõige praktilisem pool, elu ja usk, kuidas siis usk mõjutab elu ja missugused küsimused selles reaalse elu ja usu kokkupuutel tekivad ja viimaks ilu ja usk, et kuivõrd siis usk toetab ilu loomist, olgu ta siis muusikas, kujutavas kunstis või kirjanduses või kusagil mujal. Et niisugused küsimuste
temaatiliselt, tookord me grupeerisime 5 ja mõnest sellest grupeeringust või raamistikust tuleb täna ka juurde. Nüüd veel enne ja ma vaatan sissejuhatus, mul ongi omajagu veninud, kui ma sukeldun mõningate niisuguste kokkupuudete ja paralleelide otsingusse samade usu kohta esitatavate küsimuste ja siis ka siin muuseumis oleva näituse vahel, siis ma veel ikkagi nimetaksin ära, et mida ma religioosse usuna eelkõige mõtlen. Mida ma religioosse usuna eelkõige mõtlen, sest religioosset usku annab defineerida väga mitmel erineval moel. Võib ju võtta aluseks pühaduse, nagu on väga mitmed usundiloolased võtnud, et kus on tegemist pühadusega, seal tuleb otsida ka religiooni. Aga mul on alati lähedane olnud siis Uku Masingu ja hiljem Toomas Pauli poolt ka mitmel puhul esitatud religioosse usu definitsioon, mis ütleb nõnda, et usku võib defineerida kui alandlikku, leplikku ja koordineerida püüdvat hoiakut selle suhtes, mis inimene tunneb olevat mõistetamatu, saladusliku ja endast kõrgema ja võimsamana. Et kui seda nüüd natuke lahti seletada, siis ühesõnaga niisugune tunne, niisugune arusaam, et midagi on, mida võib-olla tänapäeval väljendatakse suhteliselt niisuguste kaudsete sõnadega, mul hästi meeldib, see on minu meelest on ta Jaan Tätte ja Olav Ehala laul, mis algab sõnadega, et ei tea, kuis Jumalaga on mul asjalood, kuid vahel tundub, keegi nagu aitaks. Vist oligi pealkiri Tahan olla öö. Või aga ei ole esimesed salmid on, ei tea, kuis Jumalaga on mul asjalood, kuid vahel tundub, keegi nagu aitaks. Ja kui nüüd inimene on nagu seda tunnetanud, et tõepoolest keegi kõrgem jõud või kõrgem vägi on tema läheduses olemas, siis ta usk on seda, et ta püüab niimoodi leplikult ja alandlikult selle tugevama jõuga koordineeruda ja temaga kuidagi suhestuda. Ja kui ma nüüd tulen tagasi näituse juurde Mitut usku Tartu ja kuidas ma olen tunnetanud selle näituse haakumist usundimaailmas oluliste ideedega, siis esimesena ma nimetasin, et seal näitusel oli tunnetatav ja seal esitatud lugudes, inimestes, kirjutistes oli tunnetatav üks usundimaailmas hästi ka tuntud seik see, et püüeldakse algse poole, püüeldakse millegi päris algse poole. Sellega kaasas käib natuke niisugune teatav vahepeal toimunud tagasilükkamine, ühesõnaga näiteks ristiusu puhul sellisel juhul on arusaam, et need õiged asjad päris toimusid ikkagi Jeesuse eluajal või seal lähedal. See vahepealne aeg on pigem sellest algsest õpetusest eemaldumine ja nüüd tuleks nagu uuesti püüelda selle algse sõnumi taastamise poole. Aga seal näitusel on samamoodi ka maausu
omaette tuba, kus võib jälle kõnelda sellest, et võib-olla siin Eestimaal oleks viljakas püüelda selle sama loodusega, loodusreligioosse tunnetuse poole või seal kõrval ka Krishnade niisugune tulek 80-ndatel ja seda, et võib-olla peaks otsima niisuguseid algseid usulisi tõdesid hoopis kusagilt Indiast. Nii et see on niisugune esimene haakumine, mida ma näitusel tunnetasin, kus niisugune hästi religioonidele omane püüe algse poole, sarnane ka renessansi ad fontes allikate juurde. Seda võis mitmes vaimses ja usulises tees tunnetada. Siiski usu koha pealt on muidugi mõned küsimused siin, mis nagu selle raamistiku moodustavad, sest seda peab tõenäoliselt tunnistama, et see usundi algus on ju tegelikult peidetud. Kui me kõneleme evolutsiooniliselt, siis see usundi algus on peidetud. See on kusagil 3,6 miljonit aastat tagasi jätsid 2 australopiteekust Aafrikas järele niisuguse jäljerea, suuremad jäljed ja väiksemad jäljed. Geoloogid või siis on nad dateerinud kusagil 3,6 miljonit aastat vanaks. Nad on 2 on romantilisem ja on vähem romantiline versioon. Need jäljeread on nii lähestikku, et nad hästi kõrvuti käia ei saanud. Ja romantilisem ütleb, et suurem ja tugevam, siis meessoost isend hoidis emasel õlgade ümbert kinni. Vähem romantiline versioon ütleb, et emane tõenäoliselt käis paar sammu tagapoole. Ja siis muidugi tekib küsimus, et miks ta jälgedesse ei astunud, aga sammu pikkus ei klappinud ja seal on võimalik veel ühte teist teha. Ja sellest on kunstnikud siis püüdnud seda ka kujutada ja sel hetkel vist religiooni maailmas veel ei ole. Kuigi nad tunduvad, et hoiavad teineteist, nad on teineteisele olulised, aga tundub, et religiooni tol hetkel maailma veel ei ole. Aga nüüd miljon aastat hiljem üks inimese perekonna liikidest Johannesburgi lähedal Lõuna-Aafrikas, ja seal oli omaette koobas. Need inimesed juba oma surnud viisid ühte kohta kokku, ühte koopasse kokku, sealt leitigi väga ohtrat luustikke ja võib-olla olid neil juba religioossed rituaalid. Aga nüüd ütleme selle alguse puhul, et kui me tahame minna evolutsiooniliselt algusse, siis me ikkagi selles mõttes jääme hätta, et me ei suuda ette kujutada seda hetke, kus ema on veel loom ja laps on juba inimene, emal ei ole veel religiooni, lapsel on religioon. Et ühtepidi see jätab niisugusele algusesse minekule alati selle teadmise, et lõpuni minna ei saa. Ja sarnased on tegelikult ka, ütleme, religioonide. Niisuguse konkreetsed religioonid on ju sageli sündinud ühest inimesest või ühe inimese tegevuse tulemusena. Eelkõige budism, ristiusk ja islam. Aga kui me vaatame, et kui me tahame päris ristiusu lätetele minna, siis me näeme, et juba 100
pisut rohkem kui 100 aastat pärast Jeesuse elu. Tertullianus on juba selle ristiusu alguse juurde mineku mõtestamisega hädas. Sest ta ütleb, et päris sinna algusse, seda algust mõtestama minna, selle alguse juurde minna, ega siin lihtne ei ole. Jumala poeg suri, Jumala poeg siis Kristus, see on usutav, sest see on absurdne, ta maeti maha ja tõusis taas üles, see on kindel, sest see on võimatu. Aga nii nagu näituse puhul ja lõpuks ka ju algustest kõnelevad Vana Testament, mis hakkab kõnelema, et alguses lõi Jumal taeva ja maa, või Johannese evangeelium, alguses oli sõna, et see soov uuesti alustada, uuesti hakata algusest üles ehitama. Seda siis võib näha algusel nii, ütleme, spiritismis, nii elusõna liikumises, mis ütleb, et see vahepealne aeg ei olnud päris õige aeg. Ja samas see püüd sinna minna on vähemalt minu silmis igati niisugune inspireeriv ja vahva, millest küll võib-olla nende liikumiste puhul olen või mul on tundunud, et seal on puudust olnud, on just niisugune arusaam, et tegelikult see päris algusse ikkagi minna võimalik ei ole. Nüüd teiseks niisuguseks haakumiseks usundimaailma oluliste küsimustega on niisugune suur Jumala piltide loomine. Jumala pilte seda on alati tunnetatud, et inimesed armastavad Jumala pilte luua. Xenophanos 2500 aastat tagasi, kes uskus tõenäoliselt ühte kõikjal olevasse Jumalasse, aga ta pigem suhtus teatav irooniaga niisugustesse Jumala piltidesse. Nii nagu ta ütleb, et etiooplased ütlevad, et nende jumalad on laia ninaga ja mustad. Sel ajal, kui traaklased ütlevad, et nende omadel on sinised silmad ja pruunid juuksed. Ja ta jätkab, et kui veistel või hobustel või lõvidel oleks käed joonistamiseks ja nad võiksid kujusid teha nagu inimesed, siis kujutaksid hobused oma jumalaid nagu hobused ja veised nagu veiseid ning iga loom teeks jumalate kehad enda sarnasteks. Samas niisugune Jumala piltide loomine on tõenäoliselt hästi loomulik igale ajastule. Ma toon mõned näited erinevatest Jumala piltidest, nii nagu neid eri aegadel, eri kultuurides on loodud. Näiteks 19. sajandil eelkõige Lääne-Eestis oli liikumine, taevaskäijate liikumine, kus olid intensiivsed palvekoosolekud, aeg-ajalt keegi minestas ja sageli, kui ta minestuses toigus, siis ta selle minestuse ajal oli näinud midagi, mis taevas oli. Ja siin on üks kirjeldus Jumalast, keegi oli Jumalat näinud ja tema oli näinud, et Jumal on üks vanakas, keskmise kasvuga mees, aga ei olnud tema ehetes ilu ühtegi leida. Üks vana vesihall kuueke seljas ja kaabulotike peas ja ma ei leidnud pildi niisugust sobivat vanameest, kes võiks seda Jumala pildiga nagu sarnaneda ja võtsin siis Seruste isandast.
aga niisugune väga konkreetne inimesekujuline Jumala pilt, mis tõenäoliselt selleks, et nendel inimestel oleks millelegi tugineda, ja ta sai kenasti sõnastatud, et sellisel hetkel oli ta tõenäoliselt vajalik ja näitis oma osa. Samas ütleme, Jumala pilt võiks olla niisugune filosoofiline, püüda nagu sõnadesse panna niisugust filosoofilist Jumala pilti. Nii nagu ütleme, hinduism on hinduistlik on hästi suur üldistus, aga hindu traditsioonist pärineb arusaam Jumalast, mis ütleb, et kõige kõrgem Jumal on ühtaegu liikuv ja liikumatu, ta on mõõtmatult kaugel ja samal ajal väga lähedal, ta viibib kõiges ja ikkagi on ta väljaspool kõike. Niisugune võrreldes eelmisega tunduvalt filosoofilisem, tunduvalt üldisem ja palju vähem konkreetne. Ja samas niisuguseid Jumala pilte võib luua ka näiteks füüsika abil. Tartu Ülikooli füüsik Kalev Tarp ja Jaani koguduse nõukogu esimees oli ta vist on praegugi, kõneleb Jumalast kui infost, kui superinfoallikast. Ta nimetab, et maailma mitmekesisus ja korrapära, kui me maailma vaatame, siin me näeme mitmekesisust, me oleme kõik natuke erinevad, aga samas me näeme ka korrapära, meil on kõigil 2 jalga, 2 kätt ja pea, et midagi on sarnast, midagi on erinevat. Tuleb inimesest kõrgemal seisvast tahtelisest infoallikast, seda maailma struktureerivat ja programme, siis loodusseadusi käivitanud ja kontrollivat infoallikat nimetatakse usulistes tekstides Jumalaks. Ja et niisugune Jumala pilt, mis on loodud kaasaegse füüsika või IT-keeles, on teatud inimestele tõenäoliselt hästi vajalik. Ja nüüd, kui ma niisuguste Jumala piltide loomisele vaatan, siis selle näituse kontekstis, siis eelkõige mulle meenus nõukogude periood. Nõukogude periood, mis siin all olevas näituses on siis koondatud ühte tuppa oma plakatite, oma siis filmilõikude, oma tekstidega. Just pisut aega tagasi vaatasime koos Pertiga, kuidas keegi kaebas, kuidas usuõpetuse tunnid olid ajaroiskamine ja mõttetus. Ja see suur nõukogude periood ühelt poolt loob hästi palju niisuguseid Jumala pilte ja siis samas ise hakkab intensiivselt nende Jumala piltide vastu võitlema. Loob need Jumala pilti ja samas hakkab ise nende Jumala piltide vastu võitlema. Ja samas veel kord, kui näitusest kõnelda, kuidas on neid haakumisi, siis ka ütleme elusõna loodud niisuguse Jumala pilt kui edukuse, kui niisugune edukas Jumal, see, kes temasse uskujad külvab üle kinkidega eduteoloogia, nii nagu seda kandvat teoloogiat siis nimetati. Et
et ka seal oli loodud niisuguseid uue ajastu jumalapilte, mida enne ei ole olnud, mida eelnevalt ei ole olnud. Ja samas ka kindlasti niisugune rõõmus ja mitmekülgne Hare Krishna jumalapilt või seal veel kõrval oleva maausu niisuguseid uusi mõisteid või õieti vanadele mõistetele uue tähenduse andev usk, näiteks sõnad nagu vägi, mida me oleme ju kogu aeg kasutanud, aga see, et jumalused kannavad niisugust väge ja ütleme nendes sõnades nagu vägimees või vägijook või ka väetis või ka laps, kes on väeti ilma väeta, et need või kogu nende taga olevad jumalad nagu omandavad inimese jaoks täiesti uue tähenduse. Nii et teine või need kaks niisugust usundimaailma küsimust või ideed, mida ma mitut usku Tartut vaadates tajusin, oli üks püüdlemine algse poole ja teine siis niisugune teatud jumalapiltide konstrueerimine, uute jumalapiltide loomine. Nüüd kolmas, mida ma ka tajusin, see on niisugune usumaailmas sageli esinev püüe proovida, kui kaugele mõistus ulatab. Kui kaugele mõistus ulatab. Mul on hästi meeles, minu meelest umbes 20 aastat tagasi Kalle Kasema tõlkis Isaac Singeri romaani Ori ja seal siis peategelane on Jaakob, üks juut, kes on loomu poolest õpetlane, kellele meeldib tegeleda niisuguste jumalike asjadega ja ta samamoodi tunnistab, et ta teab küll, et juutluse aluseks on usk, aga ta ikkagi kangekaelselt püüab vaadata, kui kaugele mõistus ulatub. Kui kaugele mõistus ulatub. Ja neid niisuguseid mõttekonstruktsioone, mis just nagu esitavad väga tugevaid argumente selle poolt, et poolest Jumal tõenäoliselt on olemas, neid on ju ajaloo jooksul mitmeid esitatud. Võtame võib-olla kõige tuntuma näite veel meeldetuletuseks Canterbury Anselmi umbes 1000 aastat vana Jumala tõestuse, mis mitu korda ajaloos on maha kantud, aga alati on ta kuidagi lisatud jälle teemana filosoofias üles tõusnud. See on tegelikult ju geniaalne ja väga lihtne mõttekäik, et selle vastu, et idee Jumalast on olemas, selle vastu ei vaidle keegi. Idee Jumalast on kahtlemata olemas. Selle vastu ei vaidle keegi. Ja selle vastu ei vaidle ka keegi, et aga selle idee all mõeldakse täiuslikku olendit. Ja sellega ollakse ka üldiselt nõus. Aga siis vahel nagu kutsutaksegi, et siis tuleb niisugune ootamatu lükke. Ansel justkui tõmbab tühjast torukübarast küüliku välja, sest järgmine mõte oleks ju see, et aga täiuslik olend ei oleks täiuslik, kui ta olemas ei oleks. Siis ongi Jumal olemas. Et Jumala idee on idee täiuslikust olendist või kui täpne olles Ansel ütleb, et see idee on millestki, millest enam ei saa mõtelda. Kui see idee oleks
olemas ainult mõtetes, siis saaks sellest enam mõtelda, siis saaks ka mõtelda seda, et ta on olemas ka reaalsuses. Tähendab, ongi olemas. Jumal on täiuslik olend ei oleks täiuslik, kui ta olemas ei oleks, tähendab, on olemas. Jah, loomulikult sellele on filosoofia ajaloos toodud palju vastuargumente, aga niisuguse mõnusa mõttekonstruktsioonina on ta jäänud. Püüda selle poole, et kui kaugele mõistus ulatub. Samas see mõttekonstruktsioon võib olla ka hoopis praktilisusele suunatud, nii nagu on Pascal, kelle loodusteadlane oli katoliiklusest pisut eristuv jansenist oma usu poolest ja kes paneb ette Jumala olemasolu peale kihla vedada, jälle üks mõttekonstruktsioon, üks niisuguse ratsionaalsuse proovida, kui kaugele mõistus ulatub, et peame kihla, kas siis Jumal on olemas või ei ole. Ja ta hakkab niimoodi arutama, et kui me niimoodi argumente vaatame, siis me kindlat vastust anda ei saa. Jääb 50-50. On olemas või mitte, me ei saa anda kindlat vastust. Et ühelt poolt me võime öelda, et näed, et siin on kätegoriaalselne Jumala tõestus, mis näitab, et Jumal on olemas. Teiselt poolt me võime küsida, et kui Jumal on kõikvõimas, et kas ta suudab teha nii suure kivi, mida ta ise üles tõsta ei jõua. Nii et ja siis võime öelda, et kuna siis tundub, et see Jumala mõiste on nii vastuoluline, et ta ikkagi olemas olla ei saa. Et need argumendid on pooleks, 50-50, aga et kui me hakkame ikkagi kihle vedama, praktilisest kihle vedama, et missugused oleks panused kihljuks. Ja kui me panustame sellele, et Pascal ütleb, et Jumal on olemas, et mida me võime võita ja siis ka vastavalt elame, vastavalt sellele me võime võita igavese elu ja kui selgub, et Jumalat ei ole, aga me oleme elanud korralikku elu, mis meil siis kaotada, me ei kaota mitte midagi. Või teistpidi, kui me panustame Jumala olematusele, ja kui selgub, et Jumalat ei olegi olemas, me ei ole võitnud mitte midagi, aga ta oli niisuguse rangema kristluse pooldajast, et kaotada on igavene nõukamis. Et niisuguseid ratsionaalseid mõttestruktuure on usu ajaloos loodud palju ja samas seal taustal on jällegi vähemalt nende kõige suuremate puhul on niisugune tõdemus, et need argumendid võivad olla kui head tahes, kui veenvad tahes, ikkagi lõplikult nad usu suhtes midagi ei otsusta. Ja pigem nagu seal taustal alati, kui niisuguste argumentidega tegeleda, on hea meelde tuletada näiteks Poola mõtlejat ja filosoofi, keda on eesti keelde nüüd väga palju tõlgitud, Leszek Kolakowskit näiteks, kes rahulikult tõdeb, et suured religioossed mõtlejad on korduvalt öelnud, et kui me räägime Jumalast, siis me ei tea, millest või kellest me tegelikult räägime. Ja nüüd, kui kõnelda siis veel jällegi näituse kontekstis, et kuidas niisuguse mõistuse proovimine proovida, kui kaugele mõistusega saab usulistes asjades minna, et kuidas see mitut usku Tartus kajastub, siis ma pean ütlema,
mitte liiga palju. Nõukogude periood, kus just nagu eeldaks niisugust aktiivset ja ratsionaalset usu vastu võitlemist, seal pigem on, nii nagu ma ennist nimetasin, pigem tähendab see võitlus niisuguste jumala piltidega, niisuguste jumala kujutlustega ja võib lihtsalt ette kujutada või natuke Eesti kirikuloole mõeldes, et sel ajal, kui käis niisugune jumala piltide materdamine kusagil, Elmar Salumaa, legendaarne Luteri kiriku õpetaja, toimetas oma teoloogilisi kogumikke ja tõlkis teoloogilist kirjandust ja siis esitas neid ratsionaalseid püüdeid jumala maailma mõistusega siseneda, aga seda peab nimetama, et niisugustel väga tugevat püüet niisuguse ratsionaalset jumala maailma sukelduda või proovida, kui kaugele mõistus ulatub, seal näitusel või nende näituse lugude hulgas ma väga ei täheldanud. Ja siis viimasena, mis natuke haakub esimese punktiga, esimese niisuguse usulise mõttega, et nii mõnigi usuline püüe või spirituaalne püüe on sündinud vastandustest. Nii mõnigi spirituaalne püüe on sündinud vastandustest. See on üks omal ajal väga levinud Kemptoni koolilaste geograafia raamat, mida anti välja üle 10 trüki. Ja ma olen siin välja toonud tsitaadid ilma neid muutmata, nii nagu nad 1892. aasta geograafiaõpikus olid. Tõenäoliselt hästi paljud niisugused 19. sajandi lõppu, 20. sajandi alguse intellektuaalid, kelle spiritualistlikest teosoofilistest harrastustest näitusel kõneldakse, nad olid õppinud sellisest õpikust, kus öeldakse otse, et Aafrikas on pagana pimedus ja mingisugust vaimu harimist, tundmist ega osavust rahval näha ei ole. Ameerika kohta on selgelt öeldud indiaanlaste kohta, et nad on paganad, ei taha õppust võtta, vihkavad eurooplasi ja täiesti lootusetud on Austraalia aborigeenid loomulikult, et nad on vaimu poolest hirmus toored, inimeste sööjad, umbpimedad on vahva sõna, umbpimedad, paganad. Et kui sellisel moel oli niisuguseid natuke kaugemaid kultuure esitatud ja võib-olla kui noored intellektuaalid kasvades sattusid ka teistsugustele allikatele. See võib-olla on hästi loomulik, et nad tõepoolest püüdsid täiesti otsast alustada. Et parem nad ei vaata niisuguseid stereotüüpseid hinnanguid ja stereotüüpseid hinnanguid usu kohta, vaid nad ikkagi püüavad täiesti uut traditsiooni alustada. On see siis, ütleme, on ta siis teosoofiline, aga näitusel on Helena Petrovna Blavatski on ilusti välja toodud, väga uhke saatusega inimene,
ema poolt Olgaruukide võimsast aadlisuguvõsast ja siis ühesõnaga tema püüe, vaimne maailm, inimeste hingede maailm oli see ühendus luua, kui edukas see oli, eks see on usu küsimus. Aga niisugustest või üks niisama vastandus, mis tuleb meile otse Eestist. Allnäitusel näeme Venva Hindrat jooksmas maratonjooksu, muskliline ja võimas. Siinsamas Tartus on 2 tänavat, kus ta elada võis. Nime poolest Munga ja Kloostri tänaval, elas Kloostri tänaval, nii et tõepoolest valis endale ka vastava nimega tänava elamiseks. Ja ka tema vastandub, tähendab tema oma usku kuulutab läbi selle, et ärge uskuge Jumalasse, ärge piiluge pilvedesse ja ärge tahtke taevastesse. Jumal on juutide lora ja pilvedes on vihm ja vilu, taevastes on Tartu tilu ja kinnitab, et tol hetkel on ta juba lätlaseks hakanud ja mina kuda preester Karlis Tennissons ei usu seda, mis tõsise teaduse poolt on veel selgitamata. Ja see, et niisugused usulised traditsioonid võivad sündida vastandustest, Karl Tõnisson või siis Venva Hindra on üks niisuguseid näidiseid. Ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis tema kuulutatud budism, ta oli ikkagi veendunud, et Eesti vana usk, on ta siis maausk või eestlaste vana religioon ja budism on oma sügavamas olemuses üks ja seesama. Aga teisalt kindlasti sedasama vastandustest sündivat uut kogemust, on ju tõsiseid asju, mida miks ikkagi 20. sajandi alguses või 19. sajandi lõpus paljudele tundus, et vana parandamine enam ei aita, on vaja midagi uut luua. Siin on selline hästi klassikaline näide 19. sajandi lõpus, kuidas tollal tõepoolest erinevad usundid üksteise vahele müüre ehitasid. Siin on üks abielupaari haud, aga mõna protestantlik ja katoliiklik kalmistu olid tohtinud nagu koos olla, siis nad maeti küll üksteisele lähestikku, aga teine teisele poole müür. Küll Hollandist on see näide, aga see on see hästi kuulus näide ja siis kuidas siis nende hauamonumendil nad üksteisele käed ulatavad. Ja veel kord, kui ma nüüd kõnelen niisugustest usumaailmas levinud küsimustest või niisugustest draamistikust, siis näitusel Mitut usku Eesti ma tundsin haakumist ja sellega, et püüdlemisega alguse poole õige mitmed niisugused lood, eksponaadid, jutud, pildid kõnelesid sellest. Jumalapiltide loomist ma tajusin, niisugust ajastule mõistetavat ja vastavat jumalapilti, mis ka tõenäoliselt mingil ajal oleks hõlpsasti omaks võetav. Võib-olla natuke vähem seda proovimist, religioonile nii omast proovimist, kui kaugele mõistus ulatab. Ja päris palju ka seda niisuguseid teatud väiksemaid, ütleme niisuguseid religioosseid püüdlusi või spirituaalseid püüdlusi
mis olid tekkinud vastandustest. Aga millest ma natuke puudust tundsin või kurbust tundsin, oli niisugune sildade ehitamisest. Mulle endale tundub, et 20. sajandil me, 21. sajandil me ikkagi vaikselt oleme sinnapoole püüelnud. Sildade ehitamine ja niisuguse sildade ehitamise näitena või kuidas religioonid omavahel saavad sildu ehitada. Mul hästi on meeldinud mõistujutt 3 sõrmusest, mis on 18. sajandist pärineb, aga ta on niisugune elegantne ja kena. Isa on üks niisugune originaal. Nimetame ta võlusõrmuseks ja see tagab, kui see sõrmus on inimesel sõrmes, siis see tagab talle Jumalale ja teistele inimestele meelepärase elu. Ta teeb inimestele head, ta on inimestele õnnistuseks, ta on maailmade õnnistuseks. Aga ühel isal on 3 poega ja nad on talle ühtmoodi armsad. Ja sõrmust on 1 ja siis isa laseb teha veel 2 sõrmust, mis on originaalile nii sarnased, et ta ise ei tee ka neil enam vahet, missugune on originaal. Ja need sõrmused lähevad lastele ja siis on need küsimused. Kui tahad näidata, et originaal on sul, ela selle vääriliselt, tee inimestele ja teistele head. Ja sul ei ole mingit võimalust tõestada, et see originaalsõrmus, see kõige õigem usk, ta on sinu käes. Ja eks seda, kuigi originaalis on see mõistujutt siis judaismi, ristiusu ja islami kohta käib, siis kui me seda natuke laiendame, me võime seda vaadata erinevate kirikute, tuua sinna juurde veel usundeid ja või siis filosoofilisi maailmavaateid, eks selle laiendamine on nii vastavalt, kuidas keegi tunnet. Aga kui ma seda näitust Mitutust Tartu läbi käisin, siis võib-olla jah, sellest sildade ehitamisest ma natuke tundsin puudu. See ei tähenda, see ei ole etteheide näitusele, näitus peegeldab reaalsust, vaid see on pigem niisugune võib-olla natuke kurb tõdemus, et võib-olla jah, mõned asjad võinuks siin maailmas paremini olla, aga samas on seda võimalus seda kõike ise püüda teha. Enam-vähem tund aega on täis, nii et võtame küsimusi ka, äkki kellelgi on mõtteid tulnud ja mina siinkohal lõpetaks, aga kui kellelgi on mõtteid või küsimusi, ma hea meelega vastan, kui ma oskan, ega ma ei ole väga hea vastaja. Jah. Kas selle Tinsoni viha selle juudiusu vastu tulenes sellest õpetuse pärast või ta oli tõesti juutide vihkaja, et tollele ajastule omane oli Venemaal, natukene see antisemitism, et aga Tõnisson kui budist oleks pidanud nagu juute kui rahvast sallima või tema sellest raamatukesest, mis on nüüd välja antud, sealt kumab välja nagu juudi viha. Tunnistan, ma ei tunne tema siis niisuguseid vaateid nii hästi, et ma võin fantaseerida, aga
tunneb enda Hendra vaateid nii hästi või ütleme tema kujunemislugu, sest tema on ka väga paljud asjad nii, et teatud ajahetkel on ta väitnud nõnda ja 10 aastat hiljem on need vaated muutunud, et siin ma üldistust teha ei oska ega julge, aga mulle on see hea põhjus natuke allikates sobrada ja võib-olla ma leian midagi. Aitäh! Allikat ongi liiga vähe. Ja, nõus. Aga veel. Ja seda vist see taust, see on küll ka juba 15 aastat vana, aga eks siin ta on küll paigas löödud. Soome ja Eesti on teinud ühte värvi. Nagu variandis oli järgvärvida. Las olla. Eks see Eesti niisugune usuline taust ta umbes niimoodi on. 2500 oli Eurobaromeetri uuring kogu Euroopas ja sealt nagu pärineb see arusaam, et eestlased on Euroopas usuvad kõige vähem jumalasse ja kõige rohkem vaimudesse ja tundmatutesse jõududesse. Siin on lühendatud lihtsalt, et ta tabeli peale mahuks on usun vaime, see oli pikem vastuse variant, et usun kõrgemat tundmatut jõudu või vaime. See oli niisugune pikem vastus ja inimene pidi 4 variandist valima ühe ja Eestis oli siis nõnda, et Jumalasse uskus 16% vastanutest või valis nagu esimesena selle variandi ja kõrgematesse või tundmatutesse jõududesse ja vaimudesse 54%. Ja see on päris suur vahe meie naabrite nii Läti kui Soomega, kus ikkagi esimese variandina, et usun Jumalasse, soomlastel üle 40%, lätlastel peaaegu 40%. Ja ka vastus ei usu, siis oli Eesti vastajatel selgelt 26% kõige suurem. See oli 15 aastat tagasi oli see küsitlus umbes selline, kuidas on täpselt need viimased küsitlused, siis tunni aja pärast hakkab Atko Römmeli loeng. Tema on neid küsitlusi palju läbi viinud ja tema tõenäoliselt oskab sellele hästi vastata. Jah. Olen usklik aastast 1964 kuuliajast. Ma lihtsalt tahan öelda, et see on aasta, kui mina sündisin. Ja tähendab, mis sellel näitusel puudu jäi, oli see, et usklik ei tohtinud õppida Tartu Ülikoolis. Oli 2 erandit. Ja Tartu Ülikooli linna kohta oli see väga oluline. Ja kõrgharidusega inimestest uskus 2%. Tähendab, keelatud oli kõrgharidusega inimesel erialane töö. Ja siis oli niimoodi, et uskliku inimese vanemad, pedagoogid, töökaaslased, tööandjad, kõik olid survestatud, et mis seal näitusel puudu jäi, oli südametunnistuse vabadus. Et tähendab, mis oli kõige puhutavam asi nõuga ajal, et tähendab, vaadatakse sinu peale imelikult, läheb halvasti ja usk on minu meelest mitte niivõrd Jumala kujund,
kuivõrd see või see, mida Pascal teeb, kuivõrd see, et mismoodi inimene vastab Jumalale või tähendab selle, mida elu ette loob. Et tähendab, see oli kohutav asi, mis nõukaajal oli, see oli kohutavalt ilge, see oli kohutavalt kuritegelik ja siis otsiti vaime, millesse võis uskuda, siis võis olla orientalistika ringis, aga tähendab Jumalasse uskumine oli marginaliseeritud ja veel hullem. Usklikku peeti hullemaks Nõukogude korra vaenlaseks kui dissidenti. Dissidenti saab muuta, aga kui inimesel on suhe Jumalaga, seda peeti hullemaks. Et see on selle näituselt nagu puudu jäänud. Eks ühelegi näitusele kõike ei pane ja igal on omad niisugused äratundmised. Mina küll nautisin väga seda näitust ja neid äratundmiskohti oli väga palju, väga uusi teadmisi, aga selge, jah, aitäh. Nii, on kellelgi veel mõni mõne? Kas on nagu sellele mingit põhjendust, et lätlased on rohkem usklikud kui eestlased? Et me oleme ju samamoodi Nõukogude võimult tulnud nendega koos, mis arvan, soomlased on, neil ei ole seda Nõukogude võimu kaelas olnud, et nemad on tõepoolest nagu usule rohkem. Ma olen sellele mõelnud, üks asi on kindlasti see, et protestantlus, ütleme, luterlus, mis on Eestis olnud valdav, on niisugune individuaalse ja võib-olla see mitte nii tihedalt ei seo inimest kirikuga. Katoliiklus seob inimese kirikuga tihedamini ja ka õigeusk. Et Latkale siis see Läti piirkond on suuresti katoliiklik, ka õigeusk on seal tugev. Kui ma õigesti mäletan, siis Lätis ongi 3 suuremat kirikut, luterlus, õigeusk ja katoliiklus on enam-vähem kusagil 400 000, natuke siia-sinna peaks olema see number. Nii et ühtepidi ma arvan, et katoliiklus ja õigeus on niisugune tugevam positsioon, on üks, mis nagu seda just nimelt Jumalasse uskujate ja kui on rohkem Jumalasse uskujaid, siis nad tõenäoliselt kuuluvad ka kirikusse. Et see on üks põhjus, mida ma oskan niimoodi joonelt pakkuda. No nii, aga tundub, et küsimusi enam ei ole. Täname, Toomas, aplaus. Et selle näituse publiku programmi raames tuleb meil veel siin loenguid ettekandeid, et septembri alguses esineb meil psühholoog Paavo Rein Tereping, kes räägib teise nurga all usuküsimustest. Ja võib-olla tuleb augustis ka veel üks ettekanne, aga seda ma praegu ei luba, et meil siin teevad läbi rääkimus. Aga aitäh tulijatele ja head õhtut. Aitäh!